tundub selline väga ka missiooniga töö, et tegelikult neid inimesi selles valdkonnas vist ju eriti palju ei ole, et rohkem võib-olla meil äriinimesed. Kuidas teie jõudsite üldse sinna valdkonda? Mina õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis keemia ja keskkonnakaitsetehnoloogiat ja teisel kursusel ma läksingi Tallinna Vette Ülemiste veepuhastusjaama veelaborisse praktikandiks. Olin seal siis laborant nõudepesija ja edasi jäin sinna tööle keemikuna ja siis juba põhjavee spetsialisti ja keskkonnaspetsialistina. Et peale 8 aastat Tallinna Vees siis suundusin Viimsi Vette, kus tänaseni olen. Ja Mattias? Me oleme peaaegu kolleegid siis. Aga minu käik oli põhimõtteliselt sama, kooli eriala oli vähe teine. Mina omandasin rakenduskõrghariduse Tallinna Tehnika kõrgkoolis keskkonnatehnoloogia ja juhtimise erialale. Suundusin 3. kursusel ka praktikale ja siis aasta hiljem käisin vahepeal ajateenistuses, siis kutsuti mind tagasi, sest et mina meeldisin neile, nemad meeldisid mulle ja siis ma alustasin väljaõpet nooremspetsialisti programmis. Umbes aasta olin siis selline usin õppur, tegin endale kõik need toruotsad selgeks, kus mida liigub, mismoodi ja aasta hiljem siis hakkasin siis seda opereerimismeeskonda juhtima. Nüüd peaks olema umbes 3 aastat täis seda tööd. Te nüüd põgusalt mainisite, mõlemad tulete erinevatest ülikoolidest. Millised need veel võimalused on, kui tahta sinna veevaldkonda siseneda? Kust ma saan seda eriala omandada, et selles valdkonnas töötada? Ja, minu meeskonnas on minu eriala inimesi, on neile eriala inimesi, on keemikuid, aga kui kõige praktilisema ja konkreetsema väljundiga seda veekäitlusoperaatori tööd õppida, siis see on Kutsehariduskeskuses Järvamaal. Ongi selline spetsiaalne veekäitlusoperaatori õpe ja ega rohkem nagu selliseid spetsiaalseid kohti välja tuua ei olegi. Mina võiks välja tuua veel lisaks on Tallinnas Lasnamäel on mehaanikakool, et seal koolitatakse ka veevärgi lukkseppasid ja automaatikuid, et see on ka hästi tänuväärsed õppeprogrammid seal. Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.